Sa tegelikult ei ole veel maininud, et mis sa tegema hakkas. Ja siis nendega tuleb see, kui on sooled mängus, siis on vorst. Sa võid näidata, mis meil on. Meil on kartulit, mis tuleb ära koorida. Meil on suitsutatud seapõsed, hästi rasvased. Kilo 200, lihtsalt mainin. Kartulid on 2 kilo ja siis siit võtame rahand maha, nii et siin jääb umbes kilo. Ja siis on mõned sibulad, natuke küüslaugu ja need on väga huvitav asjad. Seasooled on ja? Ja need on nüüd, ma võtsin pakist vaata, need on nüüd soolatud on ju. Aga kus sa said need? Ostsin internetist. Ja siis... Pakiautomaatid olid. Ja siis siin on nagu... Oota, ma vaatan siin sõlm vist peal. Võtame sõlme lahti. Aga põhimõtteliselt on nii, et need nüüd tuleks võtta, siin on 15 meetrit, ma ei usu, et meil nii palju läheb. Aga vaat ei ole, siis jääb järgi. Sa tegelikult ei ole veel maininud, et mis sa tegema hakkas. Ja siis nendega tuleb see, kui on sooled mängus, siis on vorst. Et ma lasen külma vett, onju. No ühesõnaga teha niimoodi nagu sokipesu, vaata. Et pesed selle soola maha veega. Nagu sokke pesaks, on ju. Ja siis annad välja ka nagu sokid. Ja siis paned rikku. Siis meil on majoraani. Kilo. Ei ole tegelikult kilo. Ma koorin kartulid ära. Ma ei tea, seda ei ole vaja filmida, on ju. Nii, sa oled väga tubli olnud. Kõik kartulid ära koorin peaaegu. No mingid nagu vaata talvevärk kartulid näevad niisugused head. See kartul näeb väga hea välja, need mõni minust läks pool kadumene. Aga Laura kartul, ma ei tea, me oleme alati Laura kartulit. Kas on oluline nagu, miks Laura? Natuke on, ta on esiteks kollanna, teiseks on jube maitsemine, või väga maitsemine. Ja mulle meeldib, ma ei tea isegi miks, aga nii on. Nüüd on niimoodi, et need tuleb ära pesta, aga anna nüüd see konteiner. See on meie Uduben biokonteiner. No see... See läheb liiga täis, siin oli sul juba midagi all. Pane ära, see ei juhtu midagi. Ühesõnaga see, miks see täise asi on oluline, on see, et see on mu elektrilise kompostri tünn ja see läheb nagu masina sisse ja siis ta kuivatab ja hakib ja siis pärast tuleb kohvipaksu muud sarnane asi sealt välja. See lasknud mulle seletada, ma olen nii excited sellest, kui äge komposter mul on. Ma pesen need kartulid ära. Okei. Nii. Vahepeal nüüd tegeleme lihaga. Lihaga on see, või nagu tegelikult võib kasutada, tegelikult võib kasutada soolapekki, tegelikult võib kasutada küljeliha, toorest liha, eks ole. See tegelikult nagu ükskõik millist pekist liha, sest et taise lihaga ei ole vorsti juures kunagi midagi teha. Et taisest lihast vorsti ei saa. See jääb kuiv, ei ole mahlane, nii edasi. Isegi kartuli vorsti juures peab ikkagi liha olema pekine. Ja selle juures mõeldakse, kui verivorsti on teine teema natuke. Ja pärisvorstid on veel teine teema, sest pärisvorstide juures ikkagi mõeldakse seljapekki, mitte mingisugust nagu võdisevat, ma ei tea, mis rasva on. Ja see põseliha on natuke teise struktuur, põsepekk on teise struktuuriga, aga selle kartulivorsti juurde see suitsupõsk sobib ideaalselt. See sobib ka väga hästi verivorstile, see suitsupõsk. Nii et täna igal juhul me kasutame suitsupõske ja muud meil ei ole ka. Et kuna oli see külmkappi tühjendus, põsk muidugi sai natuke juurde vastatud. Aga miks rumala küsimus võib olla, aga kamar on jumal hea ju, miks see välja see jääb ju kõvad tükid, aga me kohe kasutame, ega me ära ei viska. Me paneme selle pärast keedu vette, ta annab maitset ikka. Aga kui see praegu, siis peaks läbi hakliamasina midagi. Pluss, habe ajamata teiega. Et ta jääb nagu, see tekstuur on nagu imelik ja ebameeldiv, kuidas näeb. Vaata, miks karvad siin küljes on.
sa ei taha neid karva omale vorsti sisse? Ei, no tõesti ei taha. Või sooviksite? Ei, võib-olla tõesti, jah. Ja siis pluss tekstuur ka. Noh, siuke jääb imelik. Ma ei tea, me ei pane igal juhul. Nii, nüüd me lõikame, mina lõikan sellised õukesed ribad või õukesed nagu... Nuga muidu teritasid enne. Vist mitte, jah. Õukesed sellised viilud ja siis hakin niisugused peeneks. Mulle niimoodi meeldib, aga see on täiesti nagu sa võid teha kuubikud ja või noh, suuremad kuubikud ja tegelikult ma olen kuulnud, et aetakse läbi hakklihamasina. Aga kuna meil on veel see ka, et me praeme läbi, on niisuguseid kartulivorsti retsepte, kus pannakse toores kartul ja toores liha kokku, on ju? Ja toores sibul ja kõik siuksed jutud. Aga me praeme läbi, meil on selline retsept. Ja siis, noh, ma olen näinud siukseid retsepte, kus pannakse läbi hakklihamasina kõik see värk, näiteks siis soolapekk ja sibul hakklihamasinast läbi ja siis kartuli juurde, aga ja siis tehakse vorstid. Siis ma olen näinud siukseid retsepte, kus kartul keedetakse enne, aga see on minu arvates täiesti vale lähenemine, aga noh ongi, see on täpselt samamoodi jälle nagu nii palju, kui neid on neid, kes teevad, nii palju on retsepte, nii nagu Itaalias pastaga ja nii, aga mingid põhitööd on. Ja siin on mingisugused, vaata siuksed asjad, need ma korjan välja, mingid niisugused, ma ei tea, mis see on, näärmad. See mina kasutan seda suitsupõske tatraga, tatrat suitsupõsega. Ja siis ma võin öelda, et need tükid võib-olla praegu tunduvad, et oh my god, äkki need on natukene suured, on ju. Aga tegelikult see võtab ju poole kokku. Et see on rasv või pekk või mis ta on, et ta sulab ära. See rasv või pekk ikka. Ma söön natukene puhast pekki siia vahel. Et ühesõnaga, nüüd me hakkime selle kõik ära. Tahad ma aitan hakkida? Jah. Kaks sibulat oli ühes. Mõnus. Nii, väike sibula koorimine. Noh, tegelikult vaata, praegu on... Palju seda? No vaata, kui täpselt ma hakkasin vingumana. Et ei ole palju. Tegelikult täpselt nii palju, kui peab olema. 8, noh, tegelikult see on minu retsept blogis. Vaata seda retsepti seal. Seal on nagu mul niimoodi arvutatud, et on 1 kilo kartulit, 400 grammi lihapekist ja 2 suurt sibulat. Nii et siis... Korrutame 2 kilo, 800 ja 4, noh, mis teil ei pooleli muidu. Siin nagu ikkagi tahaks juurde. See on liiga suur sibul, võtta see väiksem. Niimoodi sibul teeb, sest ma panen nüüd väikse pekki juurde. Me ei hakka seda tükki järgi jätma. Ei, no ei hakka. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes see on loominguline asi, et see ei ole nagu mingi, ma ei tea, mis kook on ju, kus sa pead jälgima kõiki täpselt. No proportsioonid siiski on nagu... Proportsioonid mäletad, meil on olnud, kui me üldse ei kaalu, kui me teeme nagu rohkem tööle nagu vahmiilile on ju, siis me oleme teinud niimoodi, et tekikuhi ja sibulakuhi võiksid enam-vähem võtsed olla. No... Mittiki, kui me pole kaalunud vaata. Oota, ema ütles praegu kaadri väliselt väga huvitava lause, et oh my god, ma hakkasin sibulat valesti lõikuma. Millest sa räägid? Ma hakkasin tegema, näen seda, neid kuubikuid, aga mulle ei meeldi neid kuubikud, ei meeldi vorsti sees. Et sektorid? Ma lõikan niimoodi õhukesed viilud ja siis nagu lasen paar korda nii läbi ja siis nad jäävad niisugused ribad ja mõnusad nagu karamelliseeruvad ära. Kui kuubikud, siis ta sulab nii ära sinna selle praagimise käigus, et põhimõtteliselt nagu ei ole neid näha. Või noh, ma olen avastanud, et mulle meeldib nii, ma ei oska nagu vastata. Ma teen paljudes toitudes niimoodi sibulat. Mitte, et nagu vaatan, siin ma tegin nagu, hakkasin kuubikuid tegema. Samas nagu selline perekondlik saladus, mida võib jagada, on see, et kui perekonnas on keegi, kes ei söö sibulat, siis tasub teha kuubikuteks, sest siis ei saa aru, et on sibul sisse pandud. Põhimõtteliselt, jah. Kui ta just ei ole selle.
ajal ruumis, kui te seda praete, sest ta saab aru. Meil teame seda. Ehk siis minu vend ei söö sibulat toidu sees. Aga me teeme verivorste samamoodi. Sama palju sibulat. Ma ei usu, et ta seda videot vaatab. Ei, verivorstidega ta ei tea. Ma arvan jah, et ta ei tea. Sellepärast, et ta arvab, et seda sibula praadimise aisu me teeme nende korterivorstidega. Verivorstida mungib nagu... See oli jummal teemasse, aga tegelikult ma arvan, et väga paljud perekonnad on hädas nende sibula mitte sööjatega. Ja tead, mis ma veel olen kuulnud alles hiljuti, et on inimesi, kellel on sibula allergia. Just, see on päris tõsine. See on päris halb. Ei no, see allergia on hoopis teine teema. Jaa, aga paljudel on, vaata, et siis ei tohi nagu teha. Ei, muidugi. Ja siis nagu peab ütlema inimestele ikkagi, et kuulda mul on sibul sees, et noh, et see päris petmine ei ole ka. Ei, no ma arvan, siis need inimesed mainivad, vaata, sest see ei ole ülilevinud. See on väga vähe levinud, aga ma alles hiljuti kuulsin, et on olemas inimesi. No võt siis. Hakkame siis kartuleid riivima. Kas sa oled jätkult veendunud, et sa tahad seda käsitsi teha või? No see on mingi masin. No jah. Ma mõtlen praegu seda, et tegelikult nagu vaata, seal on ülepisikesed need nagu... Minu arust on täiesti normaalsed. Noh, tegelikult võiks suuremad siit olla. Mul ei ole paremat riidi. Nii on lihtsalt. Kas on ja oluline, siis on selline variant ka veel, et vaata vanast ajast on olemas siuksed kapsarauad, eks ja oled kuud näinud. Pärast pane sinna, ma otsin sulle ajaloomuuseumi lehe pealt kapsaraua pildi. Et inimesed saavad ajaloomuuseumist tuua või? Ei mõnel võib-olla on kodus, aga te ei tea, mis see on. Okei. Aga... No põhimõtteliselt tuleb nüüd kartul peeneks. Mul on üks algaja küsimus. Ma olen seda näinud, et sa tihti teed. Et sa riivid seda sinna vee sisse. Muidu läheb pruuniks. Muidu läheb pruuniks, jah. Tärklis on see. Aga varsti kohe me tegeleme tärklisega. Ühesõnaga, meil tekkis küsimus, et kas oleks pidanud riiviga tegema või selle masinaga tegema. No sai siis nii parem nüüd või kehvem? 10 korda kiiremini. No 70 korda kiirem sai, aga kas need on korrektne tekstuur nagu sulle sobib või? Muide. No õige pisut parem. Ei no ma ei tea, kas parem. No on küll paremad. Aga ütleme nii, et see riivimine oli ikkagi nagu ühesõnaga. Kasutage moodsaid vahendeid, ütleme. Noh, niisugused väga huvitavad ribad tulid. No ikka paremad tulid. Nüüd jätkub on see, et siit tuleb vaata juba pruun on ju. See on tärklisega läheb pruuni. Nüüd on vaja võimalikult palju siit välja pesta tärklist. Ühesõnaga, et see jant tuleb nüüd kõik läbi pesta. Meil on veel ju see kanalisatsiooni issue ka siin. Püüa elada selle probleemiga. Järgmine nädal tuleb torumees. Et see tuleb siit välja. Lihtsalt siis niimoodi rapsid läbi. Ühesõnaga, pesed tärklis. Kas sul on vaja abi või? Ei ole. Ma pesen ühe korra veel. Oot. Mul on kraanikaussi pool. Sekkuge. Sa olid hädas, jah? Ei ole. Nii. Mina lihtsalt, kui keegi seda videot vaatab, siis soovitan seda, et tappi kahekesi teha. Ei ole vaja, lihtsalt suuremad nõud. Ja pluss see, et sul on nõud nagu kohe käe pärast, nüüd see ei otsi. Pesed selle tärklise võimalikult palju siit välja. Hästi külma veega, jah? Ja külmaga. Miks on see esiteks, eks ole, ila pruunik, mida ta siin vahepeal hakkas juba tegema. Ja teiseks tuleb krõmpsu. Ja minu meelest tulevad krõbedamad, nagu vaata praadides ja kõik kuidagi. Näed, ja vaata, sa tegelikult lõpuks näed, kui see vesi on selge, on ju, et siis on ikkagi see tärklis väljas. No ja enne oli üks sogane küll. Ei, no ta on nagu tärklise vesi ikka valge. Ja nüüd on su eesmärk võimalikult kuivaks asi saada. Ja selleks panete, meie oleme nii teinud, meil rätikuid alati on. Näed, mis asi see siin on muidu? Mina arvan, sina riivisid seda tükki oma kiviaja meetodiga. See tuleks küll. See üks kartul. No jah.
ühesõnaga tuleb ära kuivatada. Võimalikult kuivatada. Ja selleks me paneme ta siia vahele. Ja kui me oleme nagu seal tärklis ja vaata välja saanud, siis ta tegeb põhimõtteliselt ei tohiks nüüd enam pruuniks minna, nii et selle murega meil ei ole midagi tegemist. Et sellega on ühel pool. Ja siis kuivatame ära. Aga nüüd me peame kiiresti tegutsema panniga. Ja... Kui sa võtad maksimumi peal taga? Ei, miks? Või mis? Okei, nii. Räägime sellest. Ma ei tea, 150 võtta. Kui sa tahad midagi praadida krõbedaks kohe kiiresti, siis sa paned kuumuse maksimumi peale. Kui sa tahad millestki rasva välja sulatada, mis on meie ees, siis sa paned need leige panni peale. Nii nagu sa paned pardirinna leige panni peale. Külma põhimõtteliselt. No jah, see pann ei suutnud küll mingit temperatuuri veel võtta. Sa panid põhimõtteliselt külma panni peal. Jah, panedki. Ja siis natuke põhimõtteliselt juurde. Okei, nüüd on 4 peal. Ma ei vihjanud, et peab maksimumi peale panema. Ja siis sa ootad, kuni ta hakkab vaikselt siin sulama ja see nagu tulema see rasv välja. Sest kui me paneme kuuma peale, ta on kohe pealt krõbe ja meil ei ole mitte midagi sellega teha. Siis on meil vorsti siin mingisugused... Krõbedad tükid. Jah, ma ei tea. See ei ole see, mida me tahame. Me ootame praegu seda, et siit selle peki välja saaks ja selle maitsva peki sees või selle rasva sees, mis siit sellest pekist tuleb, et sellest pekist rasv välja sulatada ja selle maitsva rasva sees me hakkame karamelliseerima sibula. Palju sul enne kell? Nüüd on 11 minutit, 10 minutit siin olnud. Nüüd hakkab siit tulema midagi juba vaatasitest rasva ja praegu me oleme jõudnud selleni, et sille topiliidiga on 6 peale. Ühesõnaga rasv eraldub, aga on veel minna enne, kui sibul läheb. Et selles mõttes. Ja väga tihti segada ei tohi, seepärast, et siis ei jahuta lihtsalt panni. See, et seisad siin ja segad, no ära sega. Ma ainult korra käisin. Ei, ma mõtlen nagu laias laastus. Ühesõnaga 20 minutit, teda on poole vähemaks jäänud. Rasva hakkab siin tulema. No mingi hetk nüüd võiks sibula lisada. Aga mitte veel on, jah? No ma ei tea, ma nagu tunda järgi mõtletakse. Mulle tundub ka, et või sa paneks veel? Ei, mina veel ei paneks. Ma ei oska ka seda hästi seletada, aga ta nagu ei ole päris nagu... Vaata mingid siin pealpool nagu, nad ei ole veel... Nad on veel väga tummised tükid. Nõks veel. Ja. Nii, nüüd on... No vaata, nüüd hakkab natukene vist minema. Vaata, see märksõna ongi see, et nad lähevad selliseks nagu vaata sikiliseks, sakiliseks, näeda? Oota, vaata neid tuult. Jah, just. Et kuidagi see nagu... Ja natukene vaata ja nagu kleepjaks. Nagu klaasjaks, ma ütleks ka natukene. Et vaat nüüd juba hakkab kujunema. Võib-olla vaata, mõned veel on liiga, et ma ei tea, aga üldiselt kohe me paneme... Ma arvan, et paneme ära. Okay. Ehk siis meil oli siin täpselt 20 minutit, ma ei tea, enne ma vaatasin kella valesti. Aga siuksel rahulikul tulele. Ja nüüd me paneme selle... Kõik korraga. Kõik korraga selle sibulati ja muidugi kõik korraga. Ja eks see on, et pann on väike ja kõik need jutud. Katsume selle siin segi ajada ja siis hakkam vaatama, nüüd läheb veel 20 minutit, ma arvan. Sest et see tuleb saada selliseks mõnusaks karamelliseerunud. Nüüd tuleb see sibul klaasjaks saada. Ja niisugune karamelliseerunud maitse peab sellel kõik need sellised tükid ette maitsema. Et see ei ole niimoodi, et sa 5 minutit praed ja sul on valmis. Et hiljuti ma just lugesin ka väljamaad või ingliskeelset artiklit. Praegu ei mäleta täpselt nagu, kes seda tegi, kes see kirjutas ja kõik tegema. Ja jutu mõte oli see, et sul on see retsept seal on ju ja siis öeldakse karamelliseeri sibulad. Ja siis on, et see võtab 5 minutit on ju. Ja siis, aga tegelikult see, et sa saaks need sibulad karamelliseeritud, võtab 41 minutit vahest. Et see kõik oleneb on ju ja sellepärast nagu kui sa tahad lihtsalt nagu kõvas praedud sibulat, siis 5 minutiga, aga tegelikult nagu jah.
võtab see aega. Aga kas nüüd on jätkuvalt peavad nad siin püsima või nüüd segad nagu tihedamine? Ei sega tihedamini ikkagi, ei ole vaja segada teisi töö ajal. Aga lõpeta siis ära. Ei, ma praegu segan tead miks. Alguse et ma saaksin nad selle pekiga siin segi. Okay. Et praegu. Ja siis ma natuke panin juurde, kuigi ma võib-olla... ma arvan, et see lihtsalt jahtus maha praegu. Ja just, point on selles, et me panime külmad asjad. Korraks panin juurde. Nüüd tasub maha võtta või? Ja siis võtan jälle uuesti kohalasti maha, et vaatan. Aga kui me selleni jõuame, siis sa näed, mis tegelikult tulemus meil on. Hakkame vist jõudma. Kuigi ma nüüd veel natukene tahan veel lasta. Ma tahan, et ta tuleks natuke kuldselt. Aga mul on üks täpsustav küsimus. Ma tunnen, et see on nagu jõledal podiseb siin. Enne meil niimoodi ei podisenud, et kas see on okei või? Jaa, see on okei. Vaatad, ma ei ole temperatuuri... Sama temperatuur on, jah? Või see tase? Et las ta podiseb. Siit nüüd aurustubki nagu see vesi ära, eks seal sipulas, mis on ka ju vesi. Aurustub ära ja maitsed kontsentreeruvad. Ja ma tahan, et see tuleks natukene nagu, saad aru, karamelliseerumine tähendab karamelli. Ma saan, jah. Ja sa tead ju, milline karamell on, sa ei söö karamelli. Aga see natukene, ja me oleme kohal. Ja nagu sa näed, siis tegelikult, eks ju, see sibul sulab siia sisse ära. Aga see maitse. Jumala hea on juba, jah? Ja lõhn. Ja nüüd see nagu on nagu erakordselt hea. Küsi, nii. No, mis arvad on valmis? Natuke on kollakas toon või ootan, tegelikult on praegu juba täitsa ilus. Mina, nagu, kui me oleme varasemalt teinud, et minu arust on, ma ütleks, et need on ikkagi valmis, et vaata, nüüd on selline pudru või selline supp. Näe, vaata, viskab kollakat. Ja on küll jumala palju kollakat. Maitsed on käes. Ei ole, ongi, maitsed on käes, rasv on käes. Kuldne ta on. Ja küll. Me tegeleme. No need on siin nüüd tund aeg olnud ja näed? Ei, asi ei ole sellest, kui kaua nad siin on. Ma lihtsalt tahtsin rõhutada, et see ei ole pruunid. Sest see lapp on täitsa märg või see riivise. Aga jah, et põhimõtteliselt neid ei pea siin hoidma. Lihtsalt meil nagu läks aeg. Ja nüüd me võtame need kuivatatud kartulid. Vesi on kõik siin selles rätiku sees. Võtame siia. Ma ei tea, kas neil on ära napib. No enne nad olid seal jälda. Ei, me paneme ju selle peki ja Mahub küll. Ja siis natuke ma lasen selle rasval vaata jahtuda. Muidu ta hakkab seda kartulit kohe keetma. Natukene. Anna siia. Ja ta ei ole tegelikult, vaata, ma panen näpu sisse. Ei saa olla väga kuhne. No natuke on aga. Ühesõnaga, nüüd läheb see siia sisse. Nii, ootam. Ühesõnaga, kogu selle rasva ma tahan ikkagi viimse kraam, see on kallis kraam on ja vaata, kaua me tegeme. Sibula karamelliseerumine võttis meil pool tundi aega. Nii on. Nii, ja nüüd me segame selle kõik segamini. Ma tahaks ikka käega segada. Ja siis me hakkame maitsestama natukese. Nii, mul on... No ja sul tegelikult ma nagu ei taha tunnistada, aga sul võis olla õigus. Eks ju, et oleks nüüd natuke kauem lasta. Selles kontekstis nagu, sellest, aga see, ma arvan, et see on peamiselt visuaalne nagu. Ai, see on ikka maitseb, vaata see karamell. Et meil, ühesõnaga, see kord on nii, aga tegelikult sa võid seda sibulat kauem lasta. Oluline on see, üks asi on oluline, et sa seda sibulat paberiks ei lase. Et kui ta hakkab vaata seal liiga praadima kasvades, siis ta läheb nagu fritüüritud. Praesibul vaata müüakse. Et ta läheb selleks. Ei, seda me ei otsi. Me otsime pehmed, karamelliseerinud sibulat. See peaaegu on. Meil oli ju nagu see, et sealt, aga ei. Osaliselt oli. Ta ongi. Aga siit saab natuke veel edasi minna. Aga meil ei. Nii, nüüd mul on majoraan.
Mul on selles retseptis niimoodi, et kilo kartuli kohta on 2 supilusikatäit. Meil on siin 2 kilo kartulit. Ma panen 3 sellist kuhjaga lusikatäit ja siis vaatame, mis edasi. Ma mõtlesin seda, paneme küüslauku. Tavaliselt on küüslauku. Ma panen praegu 4 väikest küünt. Kui palju soola tuleb panna siis selle koguse peale? No maitse järgi pannakse soola. Meil on alati, minu köögis on alati selline jäme sool. Algul panen... Pluss see, et kartul tahab alati päris palju soola. Et natuke ikka tuleb panna. Nüüd ma panin siin juba ja nüüd segame ära. Vaatame, saab maitsta. 3 kogukat näputäit läks siia. Jah, et ma ei oska seda soola sulle öelda ausuna. Ma ei ole kunagi seda kaalunud. Et see on tõesti asi, mis maitse järgi. Ma arvan talas. Praegu ongi soolane, sest kartul on toores, vaata. Aga pärast see tõmbab tagasi. Ma arvan, et me ei panegi rohkem. Pipart, ma ei tea, ma isegi pane tavaliselt ei pane. Äkki läks soolaseks? No see on praegu on niimoodi, et... Kui läks soolaseks väike häkk, siis me jõuame sinna veel, aga need tuleb ju läbi keeta. Nüüd topime vorstid ära, siis keedame läbi. Kui sulle tundus, et läks liiga soolaseks, siis ära keedu vette soola pane. Sest kui sa keedad vorste maitsestamata vees, siis see vesi tõmbab nagu soola enda sisse. Et seal keedmise ajal tõmbab need vorstid magedamaks. Aga kui sa ei taha, et su vorstid magedaks läheksid, siis alati pane keedu vette soola. Et see võimalus nüüd on, et kui selle tundub läks soolaseks, mida ei läinud seal, siis keedu vette soola ei kanda. See on avatud nii. Okei. Pool, mitte terve. See ongi pool, mul õnnelik poole. Mul on selline asi, nagu lehter, aga kui meil ei olnud neid, kui mingil hetkel mäletan, tegime Coca-Cola pudeliga. Ja, suure. Et see pudeli, lõiksime pudeli niimoodi pooleks ja see pudeli suu on ju ja siis sinna sai ka tegelikult selle soolik panna. Nii et see lehter ei ole nagu esmane asi, mida sul vaja on. Ja siis mul on siuke pulk. Kõbla. See on jah, nagu vaatad, ta on siit otsast peenem ja siit on nagu, et siia pannakse kõbla või midagi, ühesõnaga mingi varvs. Aga mis on point on see, et sul ei tohi see siit niimoodi läbi minna, vaata. Siis sa lõud soola ära, aga kui sa selle poolega vaata, on timm. Ühesõnaga, kui sul seda ei ole, et siis tegelikult sa leiad mingi uhmrinuia, mingi kuulusika varre. Mojito mingi asi. Ilmselt leiad, on ju. Millega seda sirutada. Need on need soolad. Vaja alla poole. Nüüd siin ligunenud vaata. Ja tegelikult, kui sa tahad nagu, et paremini läbi või peale panna ja kõiki on, siis lased siia tilga vett kraanist sisse, tegelikult sa võid võtta selle. Ja siis lased siit läbi nagu vaata. Siis ta on nagu... Oota, mis eesmärgil sa seda tegid praegu? Parem nagu peale tõmmata sellele, ma ei tea, nüüd läks tuli silm sisse. Ja siis teine asi on see, et sa saad vaadata, et ega auka sees ei ole, vahest on neil augud. Ma teen lihtsalt selle nagu soole suu lahti on ju ja siis need on ju siin vee sees on ju. Ja ma võtan sealt niimoodi väikse tilgavett. Natuke katki. Nojah, et võtad siit nagu tilgavett siis nagu vahet jälle. Nüüd, et see sool siia paremini peal läks, kas sa teed õliseks või märjaks, see on ka nagu täitsa variant. Teed selle nagu põliseks teha. Siia saab nagu natukene seda soolt peale, aga kui sul on seda Coca-Cola pudel, vaata, siis sa ei saa seda soolt peale, siis sa paned ainult otsa ja siis sa nügid seda. Aga see on hea panna natukene peale, sest see soolikas lõpuks on ikkagi raske ja ta võib siit ära tulla ja see on igavene jama. Kartulivorste tegelikult me ei ole vorstipritsiga teinud, sest et see vorstiprits pressib selle vedeliku välja.
Okei, hakkame proovima. Ja siis hakkad panema. Paned selle lehtri täis. Ja siis hakkad pressima seda siia soolde. Ja siis annad siit nagu edasi. Siis näita seda nagu kui tihkelt sa seda pressid siia. Jaa, ta ei tohi väga tihke olla. Praegu me sellega veel ei tegele. Me katsume selle sooleni võimalikult nagu siit lükkad vaata kogu aeg edasi siia, sest mul ei mahtunud ju vaata kõik siia peale. Ja lükkad seda siia edasi. Panen selle uue laari. Mida vähem õhumulje vahel jääb, toda parem. Ja siis siit annad järgi ka nagu kogu aeg seda soolt. Ma vaatan, see veel on. Ma võin öelda, et ema siin teeb seda niimoodi nagu üksi ja nagu lõdvarandmega, siis tegelikult Tegemist on professionaaliga. Tegemist on professionaaliga, et me tavaliselt topime kahekesi. Nüüd ma lasen selle soole siis nagu täis. Saad jumal kõik kohad pritsivad täis seda majoraanist jura. Ja siis võtad selle otsa siit nagu. Ja siis ma teen siia sõime. Aga sa võid teha siia ka paela. Ühesõnaga kõik paisub, kui me hakkame seda keetma. Et see ei tohi olla liiga puupüsti täis, jah. Nii. Kui pikad me teeme? No te lühemad veits. 1, 2, 3. Te veits lühem, okei. Sinnapoole. 1, 2, 3, siiapoole. 1, 2, 3, sinnapoole. Ja ei tohi väga kõvad. Pead ikka siuksed ledakamad jääma. Mina teen veel niimoodi, et ma panen siis nad kokku, vaata. Et kolme kaupa, et siis nagu on selline tükka. Ma ei tea, miks ma nii teen. Mis sa selle ülejäänud soolega nüüd teed? Siia ei vaja uuesti sinna. Selle paneme siia. Ikka suht lapikuks teed sa need. Ja siis võib alati nööritada ka. Lõikad siukse toreda nööri endale ja siis vaata, paned selle pooleks. Siis paned läbi niimoodi. Niimoodi. Näed, jah? Ja siis teed nii. Ja siis paned selle siia. Saad aru? Ja siis teed sõlme. Ja? Siis ei tule see lahti. Nagu ka rippudes. Näitame, kuidas mina seda sama asja teen, mida sa näitad, nagu see oleks jõle lihtne. No. Ühesõnaga. Juba liiga palju. Ja nüüd enne ma tegin seda pidi, siis nüüd pean tegema nii pidi. Ma olen tegelikult natukene üllatunud, kui hästi mul see välja tuleb. Või paned nüüriga. Nii. Et siis nagu, et sa ei pea kerima, eks ju, et sul on nagu see sool on täis, on ju. Ja siis sa seod siit, seod selle nööriga ja on rõngas, eks. Palun rõngaid võib alati teha. Siis teine variant on, seod siit nööriga kinni, teed siia paned nagu. Kes see nüüd? Käed siia vahel. Paned siia nagu nööri, vaata. Ja siis teed nii, näed, siit nööriga, niuksed. Sa võid nii teha. Et neid variante on erinevaid, täitsa soovitan vaadata YouTube'ist erinevaid vorsti
sõlmimise ja värke ja nõkse. Vaata seal inglisekeelseid ja igasuguseid. Et minu jaoks on selline nagu see, mis mulle meeldib. Saime topitud on ja siis nüüd meil on juusepesta värki, aga meil jäi soolikad nüüd üle. Ma tegelikult ju vaata panin meelega kõik need korraga siia likkuma, ütlesin kohe, et neid tegelikult kõiki vaja ei lähe, aga ega ma ei kujutanud ette, kui palju läheb. Ja nüüd siin on üle. Mina olen seda teinud kogu aeg nii. Ma leian silekotti, pään on nad võimalikult kuivaks ja ma panen sinna natukene soola sisse. Segan nad soola. Aga miks sa soola paned? No, ma ei tea. Mingi säilit nagu? Ma panen mingil põhjusel. Ja siis on sul see variant, et nii 2 nädala pärast mul on üks plaan, ma tahan grillvorstu teha, verivorstu teha, whatever ja panen need tavalisse külma. Aga kui sul seda plaani ei ole, siis paned sügavkülma ja nad säilivad sul järgmise aasta kartulivorstid ja Okei, jah, siis see sool on kindlasti oluline selleks nagu ütleme, et kui sa paned tavalisse, et siis saladuskatte alla ütlen, et minu arust me oleme kasutanud samasid sooli mitu aastat, mitte ainult 1 aasta jääb üle. Et tegelikult sügavkülmas säilivad kaua. Midagi ei juhtu, eriti kui sa paned soolaga. Ühesõnaga, mis asja panime, on need kamarad, mis meil jäid, on ju. Ja. Siis me panime siia need mingid sibulad ja ühesõnaga, mis see jääke. Ma panen nõks pipas ka. Seda, mis see nimi oli, see ürtsi ei ole. Ja siis alati ikkagi paneme soola. Sest kui see magedas vees midagi keedad, siis see tõmbab soola nagu sellest asja seest välja, mida sa Eriti kartuli. Et selles mõttes ikkagi keedu vees peab sool olema. Nii. Päris ilusad ikka. Nii, ootan, mis on selle. Ja siis nüüd see point on see, et vaata, tule neid vaata, et ta käib, vett oleks nüüd rohkem olla, aga vahetal nüüd ei ole seda vett rohkem. Ja siis ta paned nagu need siia peaaegu keevasse vette. Ja siis natuke tõstame. Ja siis nagu natukene juba hakkavad keema või hästi õrnal tulevasnaga tuleb seda keeta, neid tuleb kuumutada põhimõtteliselt. Ja siis hakkad neid, praegu on vara, muidu jooksed maalad välja, aga mingil hetkel hakkad neid auke, et õhk välja saaks, eks ju, õhk paisub kuumusega ja siis nagu löövad nagu lõhki vaata. See pole veel see hääl. Et ühesõnaga ikkagi igasse vorsti katsu auk teha, et muidu nad keevad lõhki. Eks ikka alati keeb mõni lõhki ka ja nii on. Tulevaata lähemad, et umbes sellise mulisemise pealt näed. Vaata siuke suht kerge, eks ju. On nad nüüd siin 10 minutit olnud umbes täpselt. Ma olen nagu siia aeg-ajalt õhu neist välja lasknud, eks ju. Ja see on nagu näha, kui nad hakkavad nagu punni minema. Jah. Et kohe vaata siin, kui ma siin seda teeks, siis voolaks kogu see mõnus mant välja. Et sellepärast ma siin seda ei tee. Ja sellepärast ma lasen nad korraks ette ja siis hakkan siin tegema, et siis nagu, eks ikka midagi voolab välja, aga mitte nii palju. Ja vaata selline, vaata. Selline podin, ei mingit nagu möllu, vaid vaikselt ja vahepeal segad, siis tõmbab nagu tagasi ennast ja niimoodi. Ja 10 minutit niimoodi. 53 sekundit on meil. Ja siis ma tõstan need välja ja paneme uued. Nii, teiega. Okei, ma tõstan välja 53 sekundit. Nii, põmm. Siia. Ja siis paneme kohe uued. See keeb. Paned siia sisse. Ma panen kõik korraga. Issand, kui tore on nii vähe korraga teha.
ma panen selle ka, maitset annab. Ja nüüd ma panen korraks nagu vaata tempi juurde, temperatuuri, et siis tõusab keema. Ja siis ma hakkan, kui ta natukene siin nagu kuumeneb, hakkan nagu sobran ja hakkan torkima. Aga mitte kohe, sest muidu ikkagi mulle tundub, et kõik mahlad voolavad välja. Mitte, et ma ei oleks... Vaatasin kella. Ei, no ma panen oman siit aja. No aga sa ei pannud. No praegu panin. Ja siis torgid nad ikkagi nagu läbi, et õhk saaks välja ja ei hakkaks lõhkema. Noh, tolle juures meil läks jube hästi. See muidugi ma pean ütlema, et sa olid väga hoolas. Ja või noh, et ole nii vait. Või noh, tegelikult vist on niimoodi, et tavaliselt mina vastutan selle torkimise eest. Praegu nagu läks hästi. Ja. Nüüd nad peavad tahenema meil ja võimalusel oleks hea rippuma panna. Ma ei tea, kas meil see õnnestub. Ma olen näinud, vaata YouTube'is ikkagi on mingid maalt ja mingid, et vorstid valmis on ju. Ja siis paned ahju. Mina nagu ei kujuta seda ette, et sa paned selle toore soole, toolika siis, selle toore soole, mis on läbi keetmata, paned ahju, et mis sellest küll siis tuleb. Aga noh, ma ei ole ka proovinud, nii et ma ei saa... Et meie paneme tavaliselt nad rippuma üle öö, on ju? Ei, keetame tavaliselt. See kõirdeg läbi keetmine, aga siis verivorstid ju rippuvad alati. Näiteks verivorstidega... Verivorstid ma olen näinud kõik keedetakse läbi, aga kartulivorsti juures ma olen just näinud, et pannakse toore. Kuule, sul läks liiga keema või? Mis on minu arvates nagu imelik, aga noh, ma ei tea. Nii et võt selline lugu. Ja nüüd me vaatame, kas saab rippuma panna. Kui ei saa, siis sa lihtsalt vaata, kui sul ei ole kuskile rippuma nagu siin. Siis sa tõstad nagu vahepeal keerad külge, et nad kuivaksid ühte moodi, aga ei mingeid kilesid, rätikud. Ei. Aga nagu toas või? Jaa, toas. Vanasti tehti niimoodi, et sul see pliit on ju, oli küdes, ahi ja siis pliidi kohale pandi harjavaras, sooja pandi rippu. Okei, ehk siis mitte külma, et sooja. Siis ta nagu valmib edasi, ta kuivab pealt ja kõik niiskud läheb välja, maitsed, eks ju, mul suujookseb, et ühtlustuvad. Aga siis põhimõtteliselt ma arvan, et siin jätame täna video lõpetame ära ja siis teeme võib-olla, kui me hakkame panema ahju nad kunagi, näiteks homme. Tähelepanu valmis alla läks. No, vaatame, mis siis see... Ühesõnaga nagu 3 miljonit aastat läks. 40 minutit olid nad siin, ütleme, 200-250 kraadi juures. No põhimõtteliselt on nii, et toa sooja pannud varsti nüüd üle kõik. Aga no vaata, kui ilusad, sul ei ole ükski lõhki läinud, nad on ka rõbedad. Ja siis see on tehtud selles kuuma õhu fritüüris. Ja see 20 minutiga klõpsti sai ilusti rõbedaks. No eks seal kuuma õhu fritüüris on vähem ruumi ja kuumem temperatuur. Aga üldiselt on ilusad, eks siis nüüd saab maitsta ja tipp-topp. Valmis. Sööma.